3 mees peavad rääkida. Soome lähme. Aitäh. Tehtud. Lähme Soome Borgoosse. 3 tunni võistlused. Pidi tulema 6 tundi mööda kardilada, siledat asfaldi. Ja siis, kuna nad ei saanud rajamaniku kokkuleppele, siis nüüd tuleb 3 tundi mööda parklat. Teeme sinna piiks. Kat-kat. Eile arvasime, et täna saame spaassi minna, et Laine ei luba üle minna, aga polegi teist peaaegu. Just oli. Okay. See on mingi madalik. Siin on mingisugune maa, jah? Maa tuli just. Maa. Kell on täpselt 9. Kell on täpselt niimoodi, et peaks jõudma raja äärde ja siis peaks võtma traktori ja minema prooviringidele. Ilm on kole. Lubab vihma ja tuult ja tormi ja kõik lubab pusnuga ja... Tegime eelmine nädalavahetus ATV-dega märga trenni. Et mis siin täna ikka tulla saab. See oli päris lahe, ütleme nii. Lõpuks läks päris kuivaks. Hakkas isegi soe. Täna hakkab palav. Ma võtsin eile õhtul mingi, ma ei tea, 6 aega. Tegin tagakohvri lahti, võtsin kindlad seda jooksid veest. Siis ma panin need kuivu. Teate, mis mina unustasin? Ma panin kompressori taha boksi. Ma mitu korda ma uppumas käisin. Ja mitu korda sa selle nüüd välja oled võtnud? Mitte kordagi. See on siiamaani seal. Ma ei olen seda kompressorit 2 korda elustanud. Nüüd vist tuleb ära visata. Või siis 3. korda elustada. No jah. Jah, ühesõnaga... Läheb kiireks, vaatame palju üldse videot teha jõu. Midagi ikka. LM12 teeme veel mingi törtsu. Eile õhtul kell 10 avastasime, et võiks õhufiltrile katta teha, siis me läksime veel Sarasse seda traktorit teha. Aga hommiku tipphetk. Buss, mille me rentisime, on ju. Sellel loobusid esituled põlemast. Pool tuled tähendab, need loobusid täiesti. Väga lahe. Ainult pool tuled põlesid ja täiesti. Või need, udutuled. Udutuledega sõitsime siis linna. Väga lahe oli. Ja nüüd vaatame, kas me õhtul tagasi ka saame selle tormi. Praegu oli enam-vähem. Jumala valgene, ma ei saa aru, millest nad räägivad. Aga õhtul lubab siin, vaata, kui see pruvid on lahti. Kuule, kaamera ise räägib, vaata kogu aeg sinna sisse. See läheb ju. Hakka veel sitaks aega. Oli ju 58 juba. Oli või? 56 alles. 4 minutiga käib nüüd pilaat. Üks silmad ainult. Sul on mootor ümmal soe. Sa võid seda, ma ei tea, 3 minutit ja veel. Sa võid rahulikult välja. Üks silm palab, teine ei pala. Pusti, lükka see mullusu kohe minema siin jalus. Poisid 3 tunni pärast näeme. Enne me näe. Ma omast arust filmisin jälle. Paluks uut kommentaari raja kohta. Väga mudane, väga pehme. Loodame, et läheb hästi. Las ta piipitab või piipitus on nii lihtsalt. de s'envoyer sur paillasson.
kus ma praegu olen hästi kuuled nende. Siis tule hooga enne seda. Nii palju kui tunned, et saab lindistama, lase maha on uue. Süle ma ei tulnud on teada. Ma unustasin ära, ma unustasin. Tulen eest ära. Jälle nüüd läks 4 veest mööda. No, teeme teist ära. Anna. Ja nii, pane. Pane. Aita võid. Ei pea täis panema. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place gather round her, miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place should have been home yesterday. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Take me home.
time. Follow my step. Very good. Good golly. Bring it around now. Ladies. Let's bring it on home. Oh, yeah. Bring the beat back. Get started. I hear the train a-coming. It's coming round the bend. It's a train coming around the bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. Lord, I'm stuck in Folsom Prison. Time keeps, see, dragging by. To have a lot better drag. Every time I hear that freight train, I hang my head and I cry. Well, I'll bet there's rich folks in a fancy dining car. They're probably smoking coffee and drinking a big cigar. Lord, I knowed I had it cut. Smoking coffee, drinking big. I said it right, didn't I? Oh, I'll hang my head and cry. Every time I hear that freight train, you ain't gonna believe this. That's another train. I hang my head and I cry. I'll pick it up one time, Luther. To know Luther. I love that part. Well, if they'd free me from this prison and that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, Lord, so far from Folsom Prison. Did you see that? That was my thumb. Yeah, I had it up on the top going. That's not a trick thumb either. It's just an ordinary little old pudgy thumb. I woke up one morning and there it was. They'll grow on you. You're probably right. Thanks, Mike. Wasn't hardly worth the trip, was it?
I had planned to do another one for you, but I've been sick. All I do is cry. Every time I hear that freight train, I hang my head and I cry. I think I've had it, Luther. Won't you take us home? Ma räägin siin YouTube'ist taga praegu, see on ikka täielik piip. Ei, väga hästi läheb praegu. Aga praegu on enam-vähem, sidud libiseb ja riimad libisevad ja... Kuuled, meil keerasid riimad üldse pahupidi ennast, on ju. Riimad, noh, ära küsi, kuidas, ma ei tea. Riimad pahupidi, riimad. Ei, see on täpselt samas asjad teinud. Ära küsi, ei tea. Me teame, mis see kendi probleemid tähendavad. See tuleb alguses ja maha pakkuda. Oh, you see this guy? See this guy? Number one bullshit guy. He do the wee woo because he have to go in front of the traffic. Look what I do. 22 and he do wee woo.
Ta ei kuule, ta näeb maas. Üle hea muda austel mine, kõikina. My dues, time after time, I've done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes, I've made a few. I've had my share of strength in my best, I've done blue. Tuli kõva. Läks ja? Läks ja? Siin oli kuskil üks kaav, kus ma üks kogu aeg läbi sõitsin. Katusooldus. Kus on surrek? Ime linda sinna laagudesse katusooldus. Tiu. Kegasest poisid. Üks neilast on meredega. Sul võiksid ka sõõma teha. Kuuma kohvi, kuuma kohviga valad on käe tuleb. Laaval on vett. Ei tulegi. Ära välja higistad. Jort 36 ringi, 7 ringi. See oli viimane lõpp-protokoll. See on tuutuub. Kuulge, tegelikult on see silt, et las Kerti vahetab palju õue peal riided ja nemad tõlgi kokku. Tegelikult on see, et buss on soe, mine bussi riided vahetama. Oota, ma ei tea, kas me tahame. Ma tean, kuule,
ma ei tea. Kas tahavad üle vaadata või ei taha? Tavaliselt oli 10 maha transponderi kätte ja selle peale kulu. Kuule, veiki, aitab tudumisest. Pane. Mina, mis ma pean kuss olema? Kas ta räägib, ma katin välja? Mis ma pean kuss olema? Katin välja. See mees siin näitas mulle seda. Šampus hakkab tõlendada taga ei... Ma ei jõudnud. Ja... Kuule, 2 aastast meie eestimise kõrval. Eisi, kas sa oled minu poole? Ühesõnaga, ässad, tore päev oli. Väga tulemusrikas võrreldes selle künnivagudele, mis meil seal toimus, on ju. See oli karjäär. Karjäär, jah. Tegime tal murutraktori karjääri. No ma arvan, et ega nad panevad vastu sinna kartulid maha. Kartulid ja panevad peedid ikka. Võib-olla muld oleks natuke juurde vaja, et äkki saaks midagi kasvama. Päris ausalt, see oli ebainimlik. Ma ütleks selle peale seda, et hea küll, algselt pidi tulema 6 tundi asfaldi peal, seda ei tulnud. Nad oleks nüüd vähemalt mingisugused parkija või midagi säärastud, aga nagu see oli nagu just next level sitast. Täiesti. Me käisime prooviringidel, ma jäin kinni. Saad aru? Minu ees läks üks traktor, tema traktor vajus juba nii palju, et mina jäin tema röökasse kinni. Tõstsid nokk tõus, tekib niimoodi nõkka, siis läks läbi. Prooviringid on taga, see kurb täiesti mäda läks. Ja jah, ega start oli ka niimoodi, et mulluta oli mu selja taga ja 462. Kõik olid. No ega seal esimestel ringidel, ma räägin esimestel ringidel mitte mingisugust vahet, kõik sõitsid anereas lihtsalt. 310 meetrit selles mõttes. Raja pikkusena see nagu ei ole väga pikk. Palju see rajaring tuli? 40 sekki või? 50 sekki või? 40 sekki. Roosad Team Sika Racing vist pani 80. 80. Ei olnud 80. Teil oli 37 oli teil. Jah, neil oli 35. 35 vist oli kõige parem aeg vist üldse. Nemad olidki. 87. Sealt tuli see number. 37 pidigi rajaringiks sõitma, sellepärast, et lõpuni sõidaks. Ei no, ma küsisin vahepeal. Esimestel ringidel oli siis 35 kuni 45 oli raja aeg.
ja sõidu lõpuks küsisin Küneke käest, ta ütles, et enamus olid ikka pea üle minuti. Ei, alla minuti küll, aga mingi 50, seal 48 kuni 56 ongi seal vahet, 50. Nüüd on minu telefon. Seal mingi, ütleme seal 50 kandis oli seal, stabiilselt oli seal 50-55, seal vahemikus olid kõik nagu lõpuks. Päris lõpus ma enam ei viitsinud vaatama minna, see oli tsirkus ka muidugi, mis seal toimus. Saad aru? Kui sa nagu aeglasemalt veel sõidaks, siis sa lükkaks seda traktorit. Meie masin ei ole sellise kiiruse jaoks mõeldud, paraku. Ei saanud aeglasemast. Enam ei saanud aeglasemast ka, nii et. Kõik töötas. Lõpuni. Tehnika töötas ja ainult pidime tankima. Ja vahetama tihedalt. See oli tegelikult praktiliselt... Ei, tegelikult me ei saa öelda, et töötas. Prooviringidest saadik midagi libises. Kas sidur või rihmad. Aga need libisid lõpuni välja täpselt. Ja minu meelest see probleem ei olnud ainult meil. Absoluut kõigil oli see probleem. Füüsiliselt vett nii palju. Soomlased vist käisid ostsid kohaliku rihmatootmisfirma või selle poe vist tühjaks rihmadest vist. Tunne oli küll siuke, kuidas neid vahetati neil seal nii, et paha hakkas. Mis meil läks? Üks purk ketimääret ja 20 kütet läks seekord küll palju. Tänu sellele rihma libisemisel minu just läks terve ära kõik. Ei läinud. Tundus nagu küll, et alguses tundus nagu juba palju läks. Ei, no see oligi nagu, saad aru, nagu sidur libiseks. Lõpeb gaasi põhja, siis käis hetkel tundub niimoodi. Ennem kui ma siia maha istusin, siis see laev käis täpselt niimoodi, ma olin toolivalt maha kukkunud. Tegelikult tänase võistluse juures see rada oli tuksis, aga kõige hullem oli see, et ilm on nii külm ja ma ei kujuta ette. See rada oli nii aeglane, et nagu sidur ka libises. Sa hoidsid seda kätt kogu aeg ühes asendis, sa ei teinud nagu seda, sa ei liigutanud seda kätt. Nüüd on neerud kuklas. No kopsud on varvastas ja varvad on kuradi kopsudes kuskil, kui teab kus. Ei, tegelikult minul oli see, et ma tulin reaalselt maha, siis mu käsi oli täpselt selles asendis, siis ma väänasin niimoodi. Ja siis need tulid tagasi. Mustad küüned. Ja järgmine kord värvin mustaks. Ja siis paista välja. Ja Jomm sõitis meiega. Jah, jumal ära. See oli tegelikult päästeingel, noh. See päästis ikka... Pool tundi kokku just äkki. Aga see oli ikka korralik, selles mõttes see andis teile nagu natuke hingamisruumi. Ei ole nagu, ei külmu nagu läbi ära. Jumala hea oli, tulid maha, mõtlesid, et jess, 2 sõitjat on minu vahel, enam kui uuesti peab peale, mitte ainult see vend. Ei no, reaalselt palju ma tegin, mitu minutit ma tegin esimest vahet, 15 minutit, kõik surnud. Ma ütlesin, ma ei jaksana. Selge, kõik valutasid nii palju. Esimest korda vist, kui Gert sõitis pikemalt kui mina. Ütleks nii, et kui ei oleks kardosid, oleks see motivatsioon ikka täitsa putsis. Raja äärast näidatakse kogu aeg, et võta vaiksemalt. No, me ei võtnud vahepeal kiivritki peast ära ja siis me lihtsalt see oli huumorinurk. Möla jätkus. Et teistel oli lõbus vaadata, kuidas mingisugune 5 lolli jalutavad ringi ja räägivad omarati kiivritesse. Iitsitavad, irvitavad täie rahaga, saad aru, täielik vaikus. Traktor sõidab mööda, kõik 3 venda järjest hakkavad täiega naerama. Vot. Oota, kuidas see oli? Tänu tänasele sõidule me saime mitmele asjale uue tähenduse. Need ei tohi siia eetris öelda. Kellad on hellad. Kilgoil. Mina jätan oma lapsik ütlemata. See on täiesti, saad aru, see tee käis niimoodi. Need teerisid nagu seda teed seal. Ütleme nii, et Gert hakkas lõpuks juba püsti sõitma, sellepärast, et midagi kuivas kokku ja läks pehmeks. Midagi sellist. Sõitsid nagu krossi sõitjana. Ja istme Mart töötas lõpuni. Jah, Raist tõesti, autasustamine oli porilõigus. Just. Sa ei eksinud. Ja see kõige kergem vend, Steno oleks saanud ka veel lipu peale panna, aga kõige kergem vend pandi siis lippu hoidma. Ma mõtlesin 2 korda, ma lähen lipuga minema. Siuke tuul oli. Ja nüüd me oleme seal laevas, loksume selle sama tuulega üle selle lahe. Tallinnast pidi kole olema. Jah, et
Viking Line sõitis Helsingist Tallinnasse ja siis tuli Helsingisse tagasi, saatis reisijad maha ja ütles, et täna ei lähe. Tulge homme jälle. Aga kõigepealt oli edasi-tagasi vaja loksuda ja Tundub, et need läksid Tallinna sadamasse ja mõtlesid, et me oleme siin, aga nagu lained on natukene liiga kõvad siin sadamas. Ja seal oli selle väga hirmus on, mul on natukene hirmus, ma tunnen nagu hirmus, ma läheks tagasi. Palju sampust andsid talle? Jutt ja maksamine vähe pole. Küreks seda oma naisele näidati seda video. Mingi mölisemine oli nii kõva, et ma olin seal, kuidas võitsis sealt minu juurest ära. Ma mingi kuulsin, kuidas ta mölises üle murutrakti mootori. Jumala hästi oli kuulda. Ma seisin tegin laivi, ta kõrvisid seal kõrvaklappides ja ma kuulsin, kõigepealt kuulsin nagu, laivis seda asja ja siis ma kuulsin veel kõrvaklappides seda. Väike viibe seal on. Odav kaja oli küll täna kogu aeg. Pidevalt oli, keegi oli kõrval, vaata rääkisid, et see oli kaja oli kogu aeg. See oleks enam-vähem nagu Lõunakeskuse ringteel oleks sõitnud ja Haabersti ringil oleks üritus enam-vähem. Lihtsalt sõitsid ringi ja oli täiesti olema. Mul on üks väga siit küsimus. Miks me sealt tulesid näeme? Loodame. Kuule, aga ma olen siin muidu. Tere! Tuled seal? Kuhu sa kadusid? Ühesõnaga need riided ja see... Ühesõnaga, mida sa jutustad ühesõnaga Baltiku meistrid? Jaa. Eestis on nii kõvad mehed. Eestis on vaata nii kõvad mehed, et Eesti meistrid... Võibolla see mingi tuletoru. Eestis ei suuda midagi teha. Ja, Eestis on 5. Baltikus panime nagu kõrge latiga seal üle selle välja. Oota, meil tuli 42 ja kuurühmal tuli 29. 3 võistlusega. 13 punkti või? 13 punkti käib esimesest. Ja oleks põhimõtteliselt üks võistlus veel olnud, siis aga sealgi poleks see asi väga keeruline enam võita see tiitel. Sellepärast me... Mitme ringiga me täna võitsime? 37-ga. Järgmine oli 48 peal vist. Artur kommenteeris hästi, et kes see teine koht lükkas oma traktori läbi võistluse. No tegelikult miks see... 37 ringi, see oli mingi 30 minutit. Jah, tegelikult on see ikkagi selles mõttes, kuna see ringid olid väiksed, vaata, siis lihtsalt see number nagu tundus utoopiline nagu, aga tegelikult see ei olnud ikka, see oli tegelikult mingisuguste minutite küsimus, et need osad ringid nagu tagasi teha. Aga meie taga oli tegelikult suhteliselt pingeline, seal oli ikka ringide küsimus. Ja. Mullutumist jäi 6. see tähendab 7. koht oli ka juba mingi ringide. Ja, nendel oligi, miks ma neile ütlesin ka vaata, et poisid, sõitke kas või kuidagigi lõpuni. Et seal on nagu võimalus, nad tulid päris tegelikult, ütleme nii, et nad ikkagi nagu... Ligidal, jah, päris lähedal olid. Võtsid ära veel, aga... Jah, neil oli seal veel mingid probleemid, mis tuli välja. Ketiga oli neil probleemid, et me teame, mis nad tunnevad. See on, jaa. Kui see kett juba korra maha tuleb, siis ta jääb tulemane. Lükkus rakirvõõrisse ja las ta ära. Mingi kiivrit lisaki tuleb mingid lained on hakanud tulema kuskilt. Saime just burgeringis kõhu täis, mida vähemalt mida oksendada. Enne me lihtsalt jõud. Õue ei tohi minna. Ei, me võime. Omal vastutusel võid õue minna. Ei, seda ei soovita, eks me võime minna. Räägin, ta kuuleb ka neid lauseid teist. Vaata, kus on aktivist. Ütleb ta välja, ei, ma ei hakka tulla. See võit on küll jube magus, aga see võidu sampus ei räägi üldse midagi. Ma ei tea, minu arust on jumala hea. Kuule, järgmine kord, kui te juhuslikult peaksite võistlust korraldama, siis ärme osta odavaid sampusid enam. See võiksid rohkem pritsida. Jah. Laste sampust siis osta. Ei saa, laste sampus on kallis. Odavam on promilliga sampust. Tuleb osta neid, mis seal F1-s kasutusel. Võinud pritsivad ära, juba löövad koksu ja siis ammu peaks asi lahtud olema. 2 korda uuesti jõud täpselt samad lõuga. Ja mis Eestis on? 2 samma võetada. Aga võtame need tulekustutid, teeme tühjaks ja pumpame rõhu üles, vaata ja paneme selle sampuse pudeli või selle sampuse sildi peale ja paneme vee sisse, no ongi sama duss ju. Sõrvekast ei saa läbi lasta? Sampust või? Sõrvekast saab kõike läbi lasta, isegi värvi. Jube
kulu on teeme davai, kuluetappi poodiumil, teeme järgmine aasta Morm Dusheri, tõmbame kõik Vahupeo või? vahuga üle lihtsalt. Stardijoone teeme niimoodi, et Vahubasseinist sõidad läbi või? leegi ribastad läbi. Jama, mullult oli täna külili, see oleks Ei, ainult start. No jah. Kohe alguses, kui lekib, siis lekib. No siis on kõik noh. Siis on kohe kõik noh. Siis ei riku rada ega mitte midagi. Ei tea. Kuule, ühesõnaga poisid, see aasta lõppes ikka väga-väga hästi. Ülikõvasti. Kes sa ütlesid, see on lõppenud? Ei no aasta on läbi jah. On lõppenud. Aga tulemused on ülikõvad. Et suur aitäh teile järjekordse vägeva päeva eest ja külastage meid jälle. Pidu seal peeti, maa peale löödi, enne kui päike looja läks. Päike looja läks. Jah, looja läks. Päike.